Iga elusolend vajab armastust ja iga inimene vajab tunnet, et ta on kellelegi vajalik. Paraku aga mingis vanuses võib tekkida teatav vaakum, seda just pensionieas. Niisugusele ajale mõeldes Varjupaikade MTÜ ja Purina koostöös võtsidki ette sellise programmi nagu Uued sõbrad. Uued sõbrad on siis mõeldud eakatele inimestele, kes sooviksid varjupaigast endale omavanust sõpra võtta. 2 aastat tagasi kevadel tuli varjupaika üks murest murtud mees, kelle naine oli äsja surnud. Ta tundis ennast tõesti üksikuna, aga naabrid olid siis soovitanud talle, et ta võiks varjupaigast endale uue sõbra leida. Abikaasa suri ära ja siis naabrid ütlesid, et mine varjupaika ja võtta sealt omal sõber sulle üksi niikuinii, muidu on siis sõbra ikka olla. No siis läksin varjupaika. Seal vaatasin siis ja siis vaatasin, et koeras ja siis kutt jäi mul kohe meele, Kustas, et Kustas oled ja jäi kohe mulle meelde ja käisin 3 päeva käisin siin seal jalutamas varjupaika, saime sõbraks ja siis tõime kodusid ja nüüd on juba 2 aasta täis ja täpselt kohe maikuus ja ta oli vana koer ka juba, mis ta on 5-6 aasta, nüüd ta on juba 7, siis oled ja 7 aastat vana, jah, oled ju, no oled vana 7 aastat, jah. Käime jalutamas lõuna ja õhtu lähme ka jalutama jälle ja sellest on hea ka, et ta hakkas sõna kuulma hästi. Õppisime ära niimoodi ja nüüd kuuleb ilusti sõna ja kaugele ei lähe ja ainult on oma peremehe juures on jah, ilusti, ongi nii. Valduri näide ju väga hästi demonstreerib, kuidas koer õpib. Kui teda armastatakse ja hoitakse ja temast hoolitakse, nad õpivad ära eksisteerimise koos ka teiste koduloomadega, kassidega või teiste koertega, sest looma jaoks on karja elu loomulik, et seda ei maksaks nagu peljata. Kassid käivad täpselt samamoodi selle programmi raames loovutusele ja kassiga sellist füüsilist tegemist on ju kordades vähem. Kassiga on kena koos diivanil kas või televiisorit õhtuti vaadata. Plussiks on ka see, et varjupaikade töötajad annavad tulevasele omanikule igakülgse informatsiooni selle looma harjumustest, tema temperamendist ja loomulikult ka tema tervislikust seisukorrast. Tema on Murka. Murka on 12-aastane emane kass, kuid oma vanuse kohta on ta vägagi krapsakas. Murka on ideaalne kaaslane ja rohkem selline diivanikassi tüüpi sell. Talle meeldib väga inimesega koos olla, ta on hästi inimsõbralik ja väga meeldib talle, kui teda paitatakse ja silitakse. Murka on steriliseeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja on saanud ka kõik parasiiditõrjed. Tema on Jeekim. Jeekim on umbes 5-aastane isane kass. Praegu on tal selline suvine soeng, aga mõne aja pärast kindlasti kasvab talle karv tagasi ja ta näeb palju suurem ja palju uhkem välja. Jeekim on selline, kes hea meelega naudiks inimese seltskonda, kas siis diivani peal esides või voodis tema kõrval magades. Jeekim on kastreeritud, vaktsineeritud, kiibitud ja saanud kõik vajalikud parasiiditõrjed. Tema on Oreo. Oreo on umbes 2-aastane isane kass. Oreo on väga seltskondlik, talle meeldib ka ringi joosta ja mängida ja ta sobiks ka väga hästi õuekassiks. Samas õhtul meeldib talle ka kindlasti inimese külje alla magama tulla ja niimoodi seal vaikselt olla. Teiste loomadega Oreo väga läbi ei saa, nii et tema eelistaks jääda pereainsaks lemmikuks. Ta on kiibitud, kastreeritud, vaktsineeritud ja saanud kõik vajalikud parasiiditõrjed. Selle programmi suureks plussiks on, et loovutustasu eakale inimesele on täpselt poole soodsam ja soovi korral saab Purinalt siis ka veel 3 kuu toiduvaru oma uuele sõbrale kaasa.